ilusti kinasti on kätte jõudnud jällegi reede ja täna siis toome teieni ühe Martti Alliku niukse vlogi, seda pole päris tükk aega juhtunud. Meie vlogi algne eesmärk oli siis minna Maria juurde ja aidata viia tema vlogi level siis niimoodi teisele tasemele ja seda siis Casey Neistati eeskuju. Midagi me õpetasime, aga see nagu videosse see nii hästi edasi ei kandunud, kuna meie mõtted olid just sellele, et me saaksime hakata fannima, sest me teadsime, et stuudios ootavad meid ees mõned pakikesed. Martti, throwback meie esimesele meiltaimile, mis me koos tegime, nüüd fännikirja avasime. Teeme nii. Teeme koos meil. Jaa, teeme nagu koos, aga minu omad ka. Jaa! Martti ja Maria meiltaim, let's go. Nii, nüüd oleme tagasi, aga kas tahad järgmise lipsuga tekitada need siia meil ette või? Okei, kuidas see käib? Lihtsalt üle nii. 2, 1. Ma rõõs, ma muidugi ei tea, kas mind on näha. Oota, niiviisi, nii. Hello! Veel üks kast, see on nagu see, kõik 4 sellest korraga. Seda tegi niimoodi, pani niimoodi pea kohale, et see oli. Oota. Nüüd teil on juba nüüd, mis see on, ja? Martti, ära aita mind, palun ära aita mind. Aga nüüd selle asja juurde, mis meil siin on? Oota, meil on 3 erinevat värvi tasakaaluliikureid siin. Meil tuli väike kiri ka. Tahan ette lugeda. Kas ma võin või sa loed ette? Ma loen ette. Hei Martti ja Maria! Siin on teile EcoScooteri pere poolt testimiseks erinevas suuruses tasakaaluliikureid ning tõukerattaid, mis teie vlogid kindlasti järgmisele tasemele viivad. Valige oma lemmik. Meil on need teised on lahti sealt alla. Ma toon need ka siia või? Näitab neid ka. Okei, davai. Juba jõudnud kiire uinagi teha. Vaata seda. Oh my god! Seda ma olen muideks Casey Neistati videost endast näinud ka, kuidas ta sellega seal ringi tristib. Töölega, kui ma see peal seisan praegust. Martti, ära igaks, palun! Jaa, ma toon kohe teised asjad ka. Meil on liiga vähe. Aga seda enam, kuna meil on nüüd nükseid vahvaid erinevaid tasakaaluliikureid. Ja tõukerattaid, Martti! Siis on kõige õigem mõte. Lähme stuudiost välja. Lähme kuhugi seifimasse kohta kui stuudio neid proovime. Just, kus meil on rohkem ruumi ja me saame teha teile siis Casey Neistati moodi siuksene honest review. 3, 2, 1. Olukord on selline, et me oleme tulnud nüüd kohta, kus me ei tee teistele liiga, loodetavasti ka endale mitte. Aga paneme kohe siis proovile kõik need asjad, mis meil siin kaasa on haaratud. Vaatame siis. Nii, initial thoughts, mis sa arvad sellest? Ma armastan seda tõuksi. See on minu tõuks, ma ütlesin enam ka, see on roosa ja sellega lihtne sõita ilma, et see ümber kukuks ja apparently sõidab kiiremini kui see. Oota, aga miks sul niimoodi sõita ei saa? Sa tuleb siin mingi... Saad sõita? Ei saa, ja vaata, saad selle mingi, siin on mingi defense mekanism peal, vaata. Et see hakka niisama sõitma. Nagu ütleme, et kui me peaks nagu Casey Neistat ühe käega sellega sõitma, siis see oleks päriski keeruline. Aga no mõtleme selle, kas sa kasutaksid igave liikumises seda? No, võib-olla suvel, aga ma ei tea, kas ma kooli ajal kasutaksin. Ei, see on selline, et sellega peale mu usaldaks oma ema isegi selle peale. Jaa, ma usaldaks oma emmet. Tegelikult ma ei usaldaks oma emmet. Üks asi enne veel, kui ma tahan ära rääkida. Me oleme praegu õues. Kui te olete õues just selle sama rattaga, siis kindlasti liikluses kasutage kiivrit. Ma tulen nüüd näha, kuidas Maria sellega hakkama saab, nii et vaatame. Mida sa kardad? Ära kukku, Martti. Ei, mul on vaja, mul on fine. Spider-Man. Otse. Oota. Ma olen nüüd väikses luumis, ma olen natukene kinni, oota. Vajuta võrd, mida? Ma arvan, et sellise asjaga saaks vabalt sõideldud vlogis. Ära karju nii kõvasti! Martti, ära kukku, Martti. Nii. Mida asja? Ma arvan, et kui te tahate jõulude ajal, et teil jõulud oleks mingi pull olukord, siis kinkige see kõige lärmakamale inimesele, sest et tema tahab kindlasti ennast näidata, et saab hakkama sellega. Oota, nii. Nii, ja seisma nüüd! Siit! Hullu, kui ma ei proovi seda. Kui sa kardad, siis ei tasu proovida neid asju. Ma arvan, et vahe on hull julgusele seal, kus sa päriselt väga kardad. Täpselt, kuna meil on külm, lõpetame oma review, aga viime selle tuppa tagasi sisse ja toas räägime täpsemalt, mis me kõigest arvasid. Muidu me veel haigeks ka, Tagasi toas, me oleme õues, hakkas natukene jahe, et ma oleks kindlasti tahtnud see on natuke raske. Nii, ma oleks kindlasti tahtnud sellega veel sõita. Me ei jõudnud sellele anda review'd. See on räigelt fun. Ta ei ole selline asi, millega sa sõidaksid ringi. Kui sa saad selle käppa, sellise käppa,
ja sellega sõidad. Sa oled räige flex ja ennem olime muideks nii õhinas nende teiste muude asjade pärast, mis olid juba siin ilma kastideta, nii et meil jäid need näitamata teile, need teised, mis need olid. See punane on kõige ilusam minu meelest. Ei, tegelikult ma võin alustada. Sa võid alustada? Ma olen sõitnud varem sarnaste asjadega, kuna ma ei ole väga proovinud, siis ma pole seda asja käppa saanud. Nüüd, kui me käisime õues sõitmas, nüüd tulime nagu tagasi ja ma sõitsin veel jõhkralt palju sellega, nii et mulle väga meeldib see. Ja ausalt öeldes võrreldes teiste asjadega, teised on nii nagu füüsiliselt rasked, et mul on tunne, et seda oleks kerge vedada ka. Ja suvel, kui ma saaksin nagu, kui ma veel harjutaksin ja ma saaksin sellega nii-öelda kiiresti sõita, siis ma isegi täiesti sõidaksin sellega, kui me vaatame sellest perspektiivist, kas ma teda igapäevaselt kasutaksin. Ning et ma arvan, et kasutaksin küll näiteks suvel. Oh my god! Saab küll, see on väga isegi convenient toas liikumises. Ja ma ütlen, mina sain selle endale ilusti käppe, et ma ei karda. Mina ka peaaegu. That's how you know. Näeb välja nagu ta on mingi, ta reast ongi nagu ta on mingi ta oleks nagu mingi tulevikust lihtsalt. Ma tahan sellega sõita lihtsalt, see tundub nagu nii ma tahan ka proovida, Martin. Ma ei taha siia oma musti. Mis asja? Oot, vaatame nüüd, kui räägib uuesti. Waiting for Bluetooth connecting. Tean, mis see on millel kõlar ka on, Marti! Mine ära! See on kuidagi tunnetus on ka teine nagu. Ma üritan aru saada. Mis siin nii teistsugune? Oot, vaata neid tulesid siin kõrval. Nagu hommikul. Ärkad üles on ju täiesti casual, et oma silmad lähtastad selle peale sealt kööki lihtsalt niimoodi mingi. Telefonis samal mingi. Või siis teine stsenaarium. Oletame, et mul on tolmuime käes ja mul on köögis ja või tähendab elutoas ja mul on soosed väärakoristused oled nagu sinna poole ja poostad sealt poolt ja tagasi ja räigelt convenient ja ma actually väga nagu sõidaksin sellega kodus. Ma ei tea, kas me ennem rääkisime, aga me hästi palju rääkisime sellest, et see tundus natukene aeglane. See oli sellepärast, et me lollid ja me sõitsime esimese käigu peal. Just, nii et see on tegelikult veel kiirem, kui see on, et me ei saanud näidata selle tõsidest powerit. Mul on tunne, et see suurem on stabiilsem veits. Ongi, sest et mida suurem rattad, seda stabiilsem ta on. Igal juhul, sellega me lõpetamegi siis meie review'sid ja me lähme edasi homsesse päeva, kus tegelikult ma aitan Marial editida seda kõik asja ja teha natukene vingemaks. 3, 2, 1. Appadi ja me olemegi tagasi, käes on pühapäev, mul on hääl ära läinud ja nüüd kui ma vaatan seda kaamera pilti, mis siin on. See pole üldse nii ilus. See pole nii ilus, kui see eile tundus. Ma loodan, et te vajutasite info-nupule, küsitlusele vastasite ka ilusti. Peale selle, et kui te sõidate, vaata selle asjaga, peate kiivrit kandma ja tahate õue minna üldsegi sellega sõitma, siis pange ennast korralikult riidesse ka. Nägite, mul oli nahktagi eile seljas. Not cool. Maria pole minu viimast videot näinud, siis me näitamegi talle seda räägida. Kes pole näinud, siis eelmise nädala videos info-nupult leiate, me tegime müügime challenge'it. Tere, täna on kolmapäev, kell on 14.03 ja minu käin siin Martti Hallik ja täna mul oli selline lugu, et mulle üks sõber andis mulle tasuta gitarrivõimet. Üks sõber andis mulle tasuta gitarrivõimet. Kuule, kas sa tahad gitarrivõimet? Ja aina pakkud. Vaata, mis näoga, ta on terve saata niisuguse näoga, kus oleks viga midagi. Ole vait, anna siia. Kusjuures sellel videol pole üldse läinud hästi, tegelikult see on jumala naljakas video. See on räigelt naljakas video. Või tegelikult võib-olla ei ole nii naljakas, minu asi nagu. Niiviisi, meie hakkame vaikselt kokku tõmbama asju. Maria sai oma need nipid kätte, mis tal kätte on vaja teha, saada minu käest. Aga enne veel, kui me lõpetame. EcoScooter on siis niivõrd tore, jagab ühe teile ära. Ja selleks, et seda skuutrit võita, esiteks liitu lihtsalt kellaklubiga. Kui sa tahad saada endale 10-tollist EcoScootrit, all on descriptionis on link, saad minna valida välja täpselt, millist värvi sa sellist tahad. Mine valiva endale välja sobiv värv, kirjuta alla kommentaaridesse, millist sa sooviksid. 18.12, siis me loosime selle siin samas välja nende kõikide kommenteerijate vahel. Kui sa tõesti tahad endale toredat jõulukinki EcoScootrilt, mine lihtsalt vaata, klikka ja leiad endale lemmik. Jõulude ajal võid täpselt samamoodi nagu Maria seal niimoodi. Lihtsalt. Olge ettevaatlikud. Aga mul oli väga tore jälle Maria sinuga videot teha. Me peaks korralikult. Me peame tegema Vol 2 ja me peame seda nagu uuesti tegema. Me peaks tegema mingi kämpi, kus me nädal aega vlogime koos, kus me sulle näidata neid kõik asju. Aga veena. Ma olen nii ära, ma ei suuda sind tõsiselt võtta. Kui me ei näe jõulutuuril, siis me näeme juba järgmisel reedel. Auf Wiedersehen, tschüss. Bye! Kas ma peaksin sellega midagi jälle ette võtma?